Tere! Mina olen Prantsusmaa mütoloogiast pärit kass Matagot ja täna räägin ma teile Notre Dame'i ajaloost ja arhitektuurist. Keskajal oli Prantsusmaal mitmeid palvekohti. Pariisis oli hulganisti kabeleid, kuid ainult üks kirik. 12. sajandil hakkas tuntust koguma Maurice de Sully, kes oli piiskop ja väga ambitsioonikas ehitaja. Ehitamisega läks ta nii hoogu, et tänu temale valmisid 12 uut koguduse kirikut. Kõige märkimisväärsemaks peetakse aga Notre Dame'i katedrali. Notre Dame ise tähendab meie daami, milleks kutsutakse ka neitsi Maarjat, kelle auks see püstitati. Notre Dame'i katedral hakkas kerkima aastal 1163, kui paavst Alexander III pani Prantsusmaa saarele Ile de la Cite'le maha Notre Dame'i nurgakivi. Ehitus kestis ligi 180 aastat, kuid lõpliku kuju sai katedral 16. sajandi alguses. Tähelepanuväärne on see, et kuni 13. sajandi keskpaigani oli see üks suurimaid religioosseid ehitisi Lääne-Euroopas. Sellega koos tekkis uus arhitektuuristiil gooti ja katedralist sai inspiratsiooniallikas Prantsusmaal ja Euroopas kuni renessansi sünnini. Katedrali lääne fassaad valmis 13. sajandil ja oli märkimisväärne, sest see täitis mitut funktsiooni, olles nii sissekäiguks usulistele kui ka läänest tulevale päikesevalgusele. Fassaad on 41 meetrit lai ja 69 meetrit kõrge ning sellel on 4 vertikaalset tugipiilarit ja 2 torni. Ruudukujulised elemendid sümboliseerivad ratsionaalset maailma, samas kui ringikujulised kaunistused sümboliseerivad vaimset seisundit ja jumalikkust. 2 torni on pea 70 meetrit kõrged ja lisaks kaaluti neile koonuliste tippude tegemist, kuid see plaan jäi katki. Nüüd asuvad nendes pronksist kellad ja kurikuulus kell Emmanuel. Lõunapoolse roosakna ehk keskpäeva roosi annetas kuningas Louis IX 13. sajandil. See koosneb 84 erinevast väiksemast paneelist, mis on paigutatud 4 ringi. 2 sisemisse ringi on pandud 12 apostlit, segamini pühakute ja märtritega. 3. ja 4. ringis on stseenid Uuest ja Vanast testamendist, nagu näiteks Saalomoni kohtumõistmine. Roosakna all on 4 prohvetit, kes kõik kannavad evangeliste ehk evangeeliumi koostajaid õlgadel. 1769. aastal sai valmis kõik 21 pronksist kella, mis helisevad oluliste pühade ja erinevate jumalateenistuste puhul. Revolutsiooni ajal võeti need kellad alla ja mitmed läksid ka katki. Ainult üks kell jäi selliseks, nagu ta oli enne, Emmanuel, mis pandi tagasi torni 1802. aastal Napoleoni käsul. Ajaga muutusid kellade helinad märgatavalt ning helikvaliteet halvenes. Selle tõttu vahetati kõik kellad 2013. aastal välja arvatud Emmanuel. Prantsuse revolutsioon mõjutas katedrali mitmel erineval viisil. Enne seda oli katedral peapiiskopkonna omand, aga 1789. aastal anti see üle riigi käsutusse. Revolutsiooni ajal hävitasid mässajad vitraažaknad ja kahjustati katedrali. Lisaks krooniti Notre Dame'is 1804. aastal Napoleon Bonaparte Prantsusmaa keisriks, millega soovis kinnitada oma autoriteeti. 1842. aastal otsustati, et katedrali on vaja siiski restaureerida. Arhitekt Viollet Ledoux koos oma sõbra Jean-Baptiste Lassuga võitsid katedrali restaureerimise võistluse ja nii jäi see koorem nende õlgadele. Projekt võttis aega 20 aastat, kuid vahepeal oli ka 9-aastane paus. Lõpptulemusena taastati katedrali algne kuju ning lisati keskaegse stiiliga täiendusi. See aga kõikidele ei meeldinud. 20. sajandil oli Notre Dame'i katedral rahu ja ühtsuse sümbol, aga samas oli see ka kannatuste aeg.
Esimeses maailmasõjas ei osanud prantslased ise ka ette arvata, kui lähedale tuleb tegelikult läänerinne. Notre Dame'ist sai sihtmärk ja tehti ükskõik mida, et seda kaitsta. Kaitseks panid prantslased selle ümber liivakotte ning aknaid teebiti, lootes, et plahvatuse ajal ei ole nende kahjustused nii tõsised. Katedraal on ehitatud Pariisi äärelinnade karjääridest pärit kivist. Üht sorti lubjakivi tuntud ka kui Pariisi kivi. Samas katus oli tehtud puust. Fassaadi 3 suurt ust ehk portaali on nagu kivisse raiutud piibel. Keskmine portaal sümboliseerib viimset kohtumõistmist. Kristuse kohtuotsus surnu hinge üle. Keskel on Kristus, kelle kõrval on 2 inglit risti ja piigiga ning põlvitavad Neitsi Maarja ja Püha Johannes. Nende all juhitakse väljavalitud paradiisi, samas kui neetuid juhivad teemonid põrgusse. Kõikide kohal on inglid, prohvetid ja kirikuõpetajad. Alumises osas tõusevad surnud oma kirstudest. Vasakpoolne portaal on pühendatud Neitsi Maarjale ja tema elule. Keskel on Neitsi Maarja ja Jeesus Kristus. Nende all on kujutatud Aadama ja Eeva lugu. Üleval kujutatakse Maarja surma, keda ümbritsevad Jeesus ja 12 apostlit. Selle kohal on Maarja paradiisis, kus Jeesus õnnistab teda ja annab talle valitsuskepi. Parempoolne uks, mis on vanim 3 portaalist, on pühendatud Pühale Annele, Neitsi Maarja emale. Keskel on kujutatud Neitsi Maarjat ning ülemine osa jutustab stseene Jeesuse elust. Gabrieli kuulutus Maarjale, külaskäik Püha Johannes ema juurde, Kristuse sünd Betlemas ja 3 kuningapäev. Katedraali sisemus paikneb 3 tasandil ja selle põhiplaan moodustab risti. Koori ümbriskäik on ala katedraali keskel sammaste taga, mis võimaldab usklikel ringi liikuda. Transepti ülekäigu koha kohal asuv ribivõlv on arhitektuuriline saavutus, mille mõõtmeid pole kunagi varem saavutatud. Hoone sisemust ümbritsevad 29 kabelit, mida jõukad pered lasid pühitseda, soovides surnu mälestuseks järjepidevat jumalateenistust. Lisaks on nendesse kabelitesse maetud mitmed Pariisi peapiiskopid. Üks kuulsamaid detaile on veesülitid. Nad on vihmaveesüsteemi osad, aga samas on nad ka sümboolsed elemendid. Mõned arvavad, et need kivist olendid kujutavad kurjust ja nendes selline välimus aitab eemale hoida negatiivsed jõud. Mitmed neist on Violet Letü looming 19. sajandist, aga neil on ka praktiline ülesanne, sest tänu nendele ei pääse vihmavesi seintele, mis lagundaks neid. 15. aprillil 2019. aastal süttis Notre Dame'i pööningul tuli, mille uurijad arvavad, et tekitas sigaret või elektrilühis. Selle tõttu hävines suurem osa katedraali puidust katusest ning ülemistest seintest. Tuhanded jälgisid otseülekannet, kui haritorn varises suitsus ja punakas oranžis tules kokku. Olukord oleks võinud palju hullemini lõppeda, aga nii ei juhtunud tänu võlvlaele, mis hoidis ära katuse täieliku kokkuvarisemise. Kuid keset seda katastroofi sündis ka ime. Päästjad suutsid päästa altariruumi, kus asuvad katedraali kõige pühamad ja väärtuslikumad esemed. Samuti päästeti suurem osa kuulsatest roosakendest, mille vitraažid on tuntud oma hiilgavate värvide ja peene detailitöö poolest. Katedraali kellad, mis on olnud osa Pariisi heliloomingust sajandeid, suudeti ka päästa. Kõige olulisemaks päästetuks reliikviaks peeti Jeesuse okaskrooni, mis viidi kiiresti turvalisse kohta. Selle säilitamine oli emotsionaalselt väga oluline nii kogudusele kui ka kogu maailmale. Taastustööd olid äärmiselt keerukad ja nõudsid põhjalikku planeerimist. Iga samm pidi tagama, et katedraali arhitektuuriline terviklikkus säiliks, samal ajal kui säilitatud kunstteosed, roosaknad ja religioossed reliikviad ei kannataks. Teadlased kasutasid laserskanneeringuid ja 3D-mudeleid, et taastada iga kivi täpselt algsesse kohta ning töös kasutati tamme, mida raiuti samast piirkonnast, kus toodi ka materjal 12. sajandil. Notre Dame on koduks mitmele reliikviale, mida peetakse kristliku maailma hinnatumateks. Seal on säilinud osa Jeesuse ristist,
nael ja okaskroon, mille Louis IX tõi Pariisi 13. sajandil. Okaskroon on üks Notre Dame'i kõige pühamatest reliikviatest. See koosneb okstest pärjast, mis on kokku seotud kuldniidiga, mida kaitseb kristallist toru. Okaskroon esindab Jeesuse kannatusi ja ohvrit inimkonna lunastuse nimel. Sajandeid on okaskrooni austanud palverändurid ja kirikukülastajad. Paljud on selle ees palvetanud või mõtisklenud elu jõusu üle. See reliikvia on ka ajalooliselt erakordne. See on säilinud läbi sajandite poliitiliste ja sõjaliste konfliktide, revolutsioonide ja loodusõnnetuste ning sellest on saanud sümbol vastupidavusest ja pühendumusest. Notre Dame on rohkem kui hoone. 1991. aastal tunnustati see UNESCO maailmapärandina. See on usk kivis ja valguses. See on lugu, mis jätkub ka pärast tulekahju ja ajastute vahetumist. Iga kord, kui Emmanueli kell heliseb, tuletab ta meelde, et ilu ja vaim ei hävi. Nad lihtsalt muutuvad. Nüüd on kokkuvõtte aeg. Esiteks, Notre Dame'i katedraali ehitusega alustati 1963. aastal ja nurgakivi pani paavst Aleksander III. Teiseks, Prantsuse revolutsiooni käigus sai katedraal palju kannatada ja kaaluti ka selle kinnipanemist. Kolmandaks, Viollet-le-Duc oli arhitekt, kelle hoolde ja katedraali restaureerimine 1844. aastal. Neljandaks, 1991. aastal tunnustati seda UNESCO maailmapärandina. Viiendaks, 2019. aastal süttis Notre Dame'i pööningul tuli, mille tõttu hävines suurem osa katedraali laest. Kuuendaks, Notre Dame on koduks mitmele reliikviale nagu Jeesuse rist, nael ja okaskroon. Aitäh kuulamast ja kui tekkis soov ehitada ka ise katedraal, siis soovitusena annaksin, et ärge tehke seda puidust.